kui me vaatame ükskõik mis aasta Saaremaa rallit, siis on need selle poolest huvitavad, et tulevad tagasi sõitjad, kes on aastaid pausi pidanud, tulevad sõitjad, kes esimest korda osalevad Saaremaa rallil ja üks selline mees on Franko Kõgessaar, tere! Ja tema kaardilugeja Priit Kõgessaar. No alustame siis sellest, et sa tuled nüüd esimest sportrallit sõitma. Mis põhja ja mis tausta peal? 8 aastat rahva sprinti sõitnud ja siis 3 aastat rahva rallit. Ja autod on ikkagi BMW? Jah, BMW. Mitte küll seesel, et see sinna ei kõlba. Ja kaardilugeja pool on kui suurte kogemustega? No, kogu selle kadalipu 8 aastat olen ma poisiga kõrvu käinud, et siin on kasvatustöö, ehitustöö, garaažis, kõik nii edasi. Aga varasemalt on 2000–2040 sportrallit sõidet. Sportrallit ka kaardilugejana? Ka kaardilugejana. Ja täishooaegadena lausa? 4 täishooaega. Ja parim koht? 5, 4, 3, 2. 2 punkti Eesti meistrit kuulda. Ja klass oli? E10 vist, et kuni 2 liitrit tagavedu. Tagavedu ja oli ka ilmselt PEM? Opel Manta. Opel Manta, see kollane, mis sõitis? Ei, see valge. See valge, ja. No näed, kõike täpselt ei mäleta. Madismägi oli roon. Madismägi, ja. Aga kui me nüüd tuleme siis selle Saaremaa ralli juurde tagasi, kuidas see otsus üldse tuli, et nüüd võiks hakata nagu sõitma ka sportrallit ja vaikselt juba jalga ukse vahele panema? See mõte tegelikult tuli 3 aastat tagasi, et alustasime sellest, et ostsime selle PEM-i, lasin puuri sisse panna. Alguses mõttega rallikrossi hakata sõitma, aga siis vaatasime, et sellest tuleb ilus pill, et ei taha nagu väga lõhkuda seal rallikrossis külje kõrval. No selle, et seal on kontakti rohkem. Ja siis läks paar aastat mööda ja siis tekkis aega ja ehitasime selle valmis. Nii et see on täitsa enda ehitatud nullist lõpuni. Automaatkasti tänava auto sai ostetud ja sealt ta läks. Ja sealt hakkas tulema. Ja nüüd on see olemas ja ilmselt läheb sõiduks. Aga siin on, ütleme, väga palju erinevaid kommentaare nagu rekkelegendi kirjutamise ajast. Mida ütleb piloot? Kuidas temale meeldisid teed? Lihtne, keeruline, libe, väga porine? Tahaks kuulda seda kommentaari. Kõike on. Nii libedat, keerulist kui siis sellist, mis endale meeldib. Et siuksed metsaalused kohad on tõesti väga libedad, sinna päike ei paista ja ta jääbki libedaks. Et ära ei kuiva ja katsed on iseenesest väga lahedad. Üles-alla, siuke nuki taga, nii ja naa. Et väga lahe. Kui raske saab olema lugeda täpselt legendi? Ilmselt mitte väga raske, sest me oleme seda rahvarallis ja sprintidel ise kirjutanud. Rahvarallis küll antakse legend ette, aga sprintidel me oleme seda juba kasutanud, kuna 16-aastaselt ma pidin olema kõrvalistmel, ta ei võinud üksi sõita, me tegime juba kiiruslegendi, kasutasime seda ära. Seal juba nagu harjutasime seda kirjutamist. Aga siinsed kiirused on kindlasti teised, et see rütm leida... Just see õige rütm. Et ega ei lähegi ju 110%-ga sõitma, lihtsalt kombata nii-öelda piire, et enesetunnetus kätte saada. Ja kas ma nüüd eksin, kui ma ütlen, et miks ka mitte selle pealt tulla järgmine aasta juba terve hooajana sportrallisse? Selline eesmärk meil praegu on, et autoga sina peale saada ja katsetada, mis ta teeb. Et esimene ralli ja üldse esimene nagu sõit korralik. Et ennem pole kuskil sellega nagu testinud. Et sellega ei ole nagu õieti testikilomeetrit ka veel sõidetud? Ühised kilomeetrid Tallinna ringtel kodu lähedal ja metsavaheteed. Ja oligi kõik, jah? No aga seda on muidugi vähe? Seda on muidugi vähe. Selle aasta Saaremaa ralli ongi siuke kogemuste pagas pigem. Aga selle võrra on ju põneva? Jaa, ikka kindlasti. Selle võrra on ta kindlasti põneva. Ja ega kui võtame, ka teie klass on ikka väga konkurentsitihe ka. Kuna praegu on ju koos kõik A-rühma pillid meiega ühes klassis, et E ei ole eraldi. Ja seda enam. No muidugi võimsamaid pille ei ole mõtet sealt hakata võrdlema. Võrrelda tuleb ikkagi sama tehnikaga mehi nagu endalt omagi on. No ei hullu, me rahvasprindis ja rahvarallis sõidame ka Type-R-idega võidu, kus on 147 kW. Ja meil on 103. Ja, et see on ikka väga suur vahe. On võidetav. Ja on võidetav. Nii et saab põnev olema? Kindlasti. Saab huvitav olema. Loodame, et tulete ilusti lipuni. Auto kestab, tehnika kestab. Ralli.ee soovib palju edu rallit. Suured tänud intervjuud.